Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Täna on külaliseks neuroloog, ülemarst, neuroloogiakeskuse juhataja doktor Andrus Kreis ja teda küsitleb Hando Sinisalu ja juttu tuleb täna sellisest haigusest nagu insult. Et võib-olla alustuseks oleks hea natukene selgitada seda, mida siis see insult täpselt endast kujutab. Tervist! Insult on tegelikult komplekshaigusi. Kui me lihtsalt ütleme, siis insuldil on põhiliselt 3 vormi. Üks on siis isheemiline insult, mis siis on tegelikult nimetatakse ajuinfarkt, mille puhul siis veresoon ajus läheb umbe ja selle tulemusena siis osa ajust, mida see veresoon verega varustas, lihtsalt hukkub, kui see veresoon kiirelt või piisava kiirusega ei avane või ei avata. Nüüd teine variant on siis, me nimetame hemoraagiline insult ehk siis aju verevalum. See on siis olukord, kus veresoon läheb katki ja aju jookseb veri. Ja 3. variant on siis veenide, ajus on ka veenid, nende tromboosist või sulgusest tingitud olukord, mis on siiski õnneks suhteliselt harva esinev, aga mis viib ka ajukahjustuseni. Nii et see on nagu põhiliselt 3 peamist insuldi vormi. No kui lugeda insuldi kohta, siis peaaegu kõikjal öeldakse, et mida rutem abi saab, seda parem. Et kuidas siis ikkagi ära tunda, et nüüd on asi hull ja nüüd on kindlasti ja kiiresti abi vaja? No insult võib olla, enamikul juhtul insult on kergelt diagnoositav. Selles mõttes, et inimesed saavad ja inimest ümbritsevad või seda konkreetset haigestunut ümbritsevad, saavad küllaltki selgelt aru, et siin võib olla tegemist insuldiga. No klassikalisel juhul on tegemist siis kas siis ühe kehapoole halvatuse või ühe jäseme halvatusega. See tekib äkki. Kui nüüd on tegemist ka näiteks parema kehapoole halvatusega, siis tavaliselt paremakäelistel inimestel kaasneb sellega ka kõnehäire. Inimene kas üldse täiesti kaotab äkki kõnevõime või siis osaliselt. Ta kõne muutub selliseks seosetuks või mitte mõistetavaks, kuid võib esineda ka olukord, kus inimene ei saa aru, mida teised räägivad. Need on nüüd klassikalised peamised insuldi tunnused. No lisaks sellele on insuldi tunnused veel teisi ka olemas. Küll on näopoole halvatus võib kaasneda käenõrkusega, võib esineda äkki kujunud tasakaaluhäire ja need vast oleksid niisugused enam levinud variandid. Aga kui neid tunnused on lihtne ära tunda, siis miks ikkagi inimesed tihti abiga hiljaks jäävad, et mis neid takistab nagu kiiremini arsti juurde pöördumast? No eks inimese loomus on ikka see, et nad loodab, et asi läheb mööda. Ja kui ei ole tegemist valuga, muuseas insuldi puhul reeglina valu ei ole, vahest arvatakse, et insult on seoses peavaluga või midagi taolist, väga harva, kui insuldi puhul on peavalu. Ja inimene loodab, et asi läheb mööda, sest südameinfarkti puhul, nagu te teate, on esimeseks tunnuseks tugev valu ja inimene pöörub kiiremini arsti poole, aga ajuinsuldi puhul seda tavaliselt ei ole ja jäädakse ootama. See on see põhiprobleem. Aga kui kiiresti reageerida tuleb, et iseenesest kui verevarustus katkeb, siis hakkavad rakud hävinema juba kohe, et mis see kriitiline ajaperiood on, mille jooksul on veel võimalik neid kahjustatud ajupiirkondi siis taastada või nende tööd taastada? Ütleme niimoodi, kaua aega oli selleks seisukohaks, et 4,5 tundi on see piir, milles siis juba hiljem me suurt midagi teha ei saa. Viimased teadusuuringud aga näitavad, et see piir võib igal konkreetsel inimesel ja konkreetsel ajahetkel ulatuda isegi kuni 24 tunni taha. Aga tegelikkus on selles, et mida rutem, seda parem. Kunagi ei ole liiga vara. Igal juhul, mida varem jõutakse, mida rutem saab raviga alustada, seda paremad on tulemused. Kas kiirabi ka suudab insulti diagnoosida või on selleks vaja natuke keerulisemaid aparaate? Insulti kiirabi on esmane, kes diagnoosib kindlasti. Alati võib-olla ei lähe see täppi ja võib-olla kiirabi diagnoosib üle mõnikord, aga kiirabi on vastavalt juhendatud, et nad siiski vähemagi kahtluse korral diagnoosiks insulti ja haige kiirelt haiglasse tooks.
Millised on insulti haigestumise riskitegurid, et kas see ohustab ka päris noori inimesi või on see pigem nagu vanemealiste haigus? No peamiselt on ikka vanemealiste haigus, kuigi insulti põhimõtteliselt võib igas vanuses haigestuda, isegi lapsed haigestuvad, kuigi neid juhuseid on võib-olla mõned aastas. Aga peamine on siis vanematel inimestel ja enamikel juhtudel on ajuinfarkti, kui me räägime nüüd sellest veresoone sulgumisest, selle põhjuseks siis ateroskleroos. Kuigi, ütleme umbes pooltel juhtudel, suurte veresoonte või siis väikeste veresoonte luppimine, kus siis üksikud väiksed tükid võivad teatud tingimustel lahti murduda sellest trombist ja sulgeda siis veresooned. Aga siin võivad põhjuseks olla ka mitmesugused muud veresoone sulgust põhjustavad olukorrad. Ütleme, väga tuntud on ka teatud südamerütmihäired, kui süda on rütmist väljas, siis seal võib südames võivad tekkida trombid ja need trombid võivad liikuda siis aiu. Nii et need on nüüd ajuinfarkti põhilised riskid, aga nüüd teise vormis on siis selle ajuverevalumi peamiseks riskiteguriks on kõrge vererõhk. Ja kui kõrge see vererõhk peaks olema, et see juba tõsiselt ohustab? No tegelikult on olukord selline, et see vahetu vererõhu tõus võib-olla ei olegi nii väga oluline, me teame, et sportlased, kellel on tervis korras ja veresooned tervelt, võivad taluda küllalt kõrgeid vererõhkusid oma soorituste puhul. Võib-olla tähtsam on vererõhu haigus kui selline, kus inimesel on aastate ja aastakümnete jooksul vererõhk tavapärasest kõrgem, normiks me räägime seda, mis on üle 135-85 millimeetri elavööde sammast. Kui ta aastate ja aastakümnete jooksul on sellest kõrgem, siis tekivad veresoontes muutused, mis muudavad veresoone tapraks ja siis ei ole enam palju vaja, et see veresoon lõhkeks. Kas kuidagimoodi elustiiliselt või muidu toitumist korrigeerides on võimalik insuldiriski vähendada ka inimesel endal? Ütleme, inimese eluviisist sõltub väga palju. Me ütleme, et peamine insuldi riskifaktor on suitsetamine. See on võib-olla kõige suurem risk. Kui inimene saab suitsetamisest loobuda või parem pole seda kunagi alustanud, siis tal kuni 5 korda insuldi risk väheneb. Nüüd muudest eluviisidest võib-olla peaks rõhutama kindlasti tervislikku toitumist. Tegelikult on need riskid samad, mis südameinfarkti puhul. Peab tervislikult toituma, vältima liigset rasva, väga tähtis on liikumine. Võib-olla isegi tähtsam kui kehakaal on see, et inimene regulaarselt tegeleb mingisuguse kehalise aktiivsusega. See ei pea olema mingi tippsport, aga vastavalt oma võimetele ja vastavalt siis oma vanusele regulaarne liikumine on erakordselt tähtis. Sageli küsitakse alkoholi kohta võiks niimoodi öelda, et mida vähem, seda parem. Et kui inimesed, kes alkoholi üldse ei pruugi, kindlasti oma tervist sellega ei ohusta, küll aga on vastupidine olukord küllalt sage. Eriti puudutab liigne alkoholi pruukimine just seda ajuverevalumi tekkimise riski. Ja stress, aina rohkem muidugi viimasel ajal räägitakse psühhoemotsionaalsest või siis meid ümbritsevast sellisest stressist või pingest või ärevusest, mis ka, kui ta pikka aega kestab ja lahendust ei leia, soodustab siis insuldi tekkimist. Filmides on tuttav situatsioon, kus keegi, kes saab väga halva või šokeeriva uudise, siis haarab käega südamest ja kukub kokku, et kas see tegelikkuses ka niimoodi on, et sellised väga sellised äkilised emotsionaalsed pinged või nii-öelda halvad uudised või šokid tekitavad sellist laadi hädasid? See puudutab võib-olla tõesti südameinfarkti rohkem. Ajuinsuldi puhul nüüd päris, see võib nii olla, see võib olla mingi kokkulangevus, aga üldjuhul me nüüd päris niimoodi ei saa öelda, et nüüd üks vapustav sündmus nüüd kohe kutsub esile insulti. Kuidas insulti ravitakse ja kui hea see prognoos on, et kui keegi nüüd on insuldiga haiglasse sattunud, siis millised on tema tervinemise võimalused? Ütleme, efektiivsemalt on ravitav just see ajuinfarkt, see veresoone sulgumise tulemusena tekkiv insult. Seda esineb ka kõige enam. Ütleme, see moodustab üldse insultides seal kuskil oma 75-80%. Sel puhul on peamiselt 2 ravivõtet. Esimene on see, kus me püüame siis, kui haige piisavalt kiirelt jõuab haiglasse teatud ravimitega veresoones olevat trombi lõhustada. See tähendab, tehakse veenisisene süst ja see siis lõhustab trombi loodetavasti ja verevool veresoones taastub.
Teine variant on siis, kui teatud tingimusel, kui on suure veresoone sulgusega tegemist, püütakse see tromb sealt välja võtta nii-öelda mehaaniliselt, veresoone kaudu. Minnakse suurde reiearterisse sisse, sealt hästi peenikse sondiga liigutakse mööda veresooni kuni aju arterini, mis on siis sulgunud ja sealt siis püütakse tromb eemaldada. Need on mõlemad niisugused väga efektiivsed meetodid, aga paraku on siin nende puhul määrav aeg esiteks ja teiseks esineb ka teatud vastunäidustusi, mille puhul lihtsalt see ravi on liialt riskantne, eriti mis puudutab seda ravimitega trombi lõhustamist. Ka kui see aeg on nii kriitiline, need protseduurid vähemalt tunduvad üsna sellised, ütleme keerulised, siis ilmselt Tallinnas ja Tartus on see võimekus olemas ja inimene saab kiiresti abiga, kui ta asub kusagil väikses maakohas, kusagil keskustest kaugemal, siis mis tema prognoos on sellises olukorras? No loomulikult, ega aeg on aju, nagu öeldakse, see on selge, et mida kaugemal sa sellest võimalikust ravikeskusest oled, seda kehvem on see ravi tulemus, aga asi ei ole sugugi mitte lootusetu, nagu ma ütlesin, aega tegelikult ju on, keskeltläbi 4,5 tundi haige jaoks, selle aja jooksul me saaksime enam-vähem kindlalt teha trombolüüsi, selle ajaga tänapäeval, kui kiirelt kutsutakse koheselt kiirabi on kohal tavaliselt minutitega, võib-olla maakohas võtab see asi kauem veidikene aega, ja praktiliselt mandril kõigist piirkondadest jõuab lähimasse haiglasse, kus tehakse trombolüüsi, siiski tunni aega kindlasti, kui mitte kiiremini. Nüüd eraldi probleem on muidugi saared, Saaremaa ja Hiiumaa ja väiksed saared. Väikeste saarte puhul ja nii nagu mujal maailmas kaugete punktide vahel me oleme juurutamas sellist meetodit nagu teleinsult või nii-öelda telemeditsiin, mille puhul siis arst, kes siis seda trombolüüsi juhendab, paikneb siis keskuses, olgu siis kas siis keskhaiglas või siis regionaalhaiglas või ülikoolikliinikus ja sealt tema saab siis videokaamera abil jälgida patsienti, kes on toodud sinna kas siis Hiiumaa või siis Kuressaare haiglasse ja juhendada selle trombolüüsi tegemist, sest et see, nagu öeldud, see trombolüüs iseenesest ei ole keeruline, see on lihtsalt üks veenisisene süst. Oluline on võtta vastu see õige otsus, et kas seda teha ja kuidas, mismoodi seda teha. Nii et selles osas nagu asi areneb ja on ka nagu väikestes ja keskustes kaugel olevates kohtades inimeste tervenemisvõimalused lähevad paremaks. Kindlasti. Aga nüüd ometi me näeme kindlasti meie kõigi tuttavate või sugulaste hulgas on keegi, kes on insuldi põdenud ja võib-olla isegi selle tagajärjel jäänud voodihaigeks, et millest see siis ikkagi tuleb, et nii palju on neid raskete tagajärgedega haigeid, et teie juttu kuulates jääb mulje, et on õigeaegse tegutsemise korral võimalik ikkagi see probleem ära lahendada, et miks see ikkagi ei juhtu iga kord? No kui me nüüd räägime sellest, miks alati me ei saa teha üldse neid protseduure, on eelkõige peamine probleem on see, et inimesed siiski tegelikult ei jõua piisava kiirusega ikkagi haiglasse. Siin on erinevaid põhjusi, üks põhjus võib olla näiteks see, et inimene haigestus olukorras, kus tal ei olnud kedagi, kes ta juures oleks, et ta ei saanudki endale abi kutsuda. See on väga sage põhjus, eriti üksi elavatel inimeste puhul, aga on ka muid põhjusi, just nimelt see samane, et oodatakse ja loodetakse, et äkki läheb mööda ja aeg jookseb ja ei jõuta õigele haiglasse. Kui ka need, kes jõuavad ja kui ka nendel, kellel see protseduuri teha, paraku ei ole tegemist siiski ravimeetodiga, mis tagaks 100% paranemise. Me saame oluliselt paraneda ravitulemust, ja inimesed palju rohkem inimesi saab selle tulemusena terveks ja paraneb, aga paratamatult jääb ikkagi teatud hulk inimesi, keda me ikkagi tegelikult aidata ei saa. Kui kellelgi on insult olnud ja oletame, et on läinud õnneks ja ta on paranenud sellest, siis kui suur on see oht, et tal see uuesti tuleb? Kas see on kõrgema riskiga siis kui nii-öelda tavainimene? Insuldi kordumise risk on muidugi suur ja just nimelt, kui inimesel on juba insult olnud, siis on selle kordumisrisk on suurem kui tavainimesel. Nii et sellist tüüpi inimesed peaks eriti hoolega jälgima ennast. Just täpselt ja tegema kõike seda, mida siis vastavalt pärast esimest insulti siis nende raviarst on siis soovitanud.
kuivõrd üldse nende ajurakkude taastumine toimub, et me tegelikult jällegi kirjandusest ja filmidest oleme näinud juhtumeid, kus tegelikult inimene paraneb näiteks ka halvatusest päris palju aega pärast selle juhtumist. Ja kui rääkida kuulsustest, siis ka vormelisõitja Michael Schumacheri puhul on ju vähemalt mingid spekulatsioone olnud, et väga hea ravi tulemusena on võimalik, et ta ikkagi paraneb, et kuidas see tegelikkus tänase meditsiini ja teaduse juures on, et millised need šansid on, et kahjustada saanud ajupiirkonnad ikkagi taastuvad? No ehkki jah, tõepoolest on näidatud, et teatud tingimustel närvirakud võivad taastuva, siiski see ei oma praktilist tähtsust praeguses meditsiinis. Närvirakud jämetas joontes võime siiski öelda, et ei taastu. Sõna selles mõttes, mida me loodame, et tulevad uued närvirakud asemele, inimene hakkab uuesti liikuma ja saab terveks. Paranemine toimub, neuroplastilisus nimetaks sellist nähtust selle arvel. See tähendab, et olemasolevad alles jäänud ajurakud püüavad siis neid funktsioone üle võtta ja eelkõige sellel teel, et nad tekitavad omavahel uusi sidemeid, nagu nimetaks sünapsideks, ja nende tekitamise tulemusena siis toimub mõningane paranemine. Mil määral ja kui suurel ja kui kiiresti see paranemine toimub, see on väga individuaalne ja oleneb väga palju kahjustuse ulatusest ja kahjustuse iseloomust ja sellistest faktoritest kõigest. Kas nende uute rakkude vaheliste sidemete tekkimist kuidagi kaasa saab ka aidata, ma ei tea, kas mingite protseduuride või ravimite abil? No ütleme niimoodi, praegused taastusravivõtted võiksid nagu toetada nende sünapside, uute ühenduste tekkimist. Täpselt ei ole veel teada, palju nad seda suudavad, aga igatahes me väga loodame, et läbi selle mehhanismi just nimelt taastusravi see taastumine ja see ühenduste tekkimine paraneb. On käigus teadusuuringud, kus erinevate välja töötatavate ainetega püütakse siis ka uurida võimalust, et panna siis ka keemiliste ainetega need närvirakud neid sünapse rohkem looma. Aga paraku nüüd ennem kui sellised meetodid me saame nüüd igapäevasse arstitöösse rakendada, läheb kindlasti veel aega. Kui suur insuldi puhul geneetiline risk on, et kas see on ka üks nendest haigustest, mida on võimalik geeniuuringute abil kuidagi tema riski ette ennustada? On üksikuid geneetilisi olukordi, kus insuldirisk on suurem, pigem on need on siiski harvad olukorrad, need on, nagu nimetakse, polügeneetilised haigused, mitmesugused, et seda me praegult nii väga kindlalt ei saa öelda. Pigem võime öelda seda, et kui vanematel on olnud varases eas insult, siis see on tõesti selline risk, et võimalik, et nende lastel võib ka kergemini nooremas eas just insult tekkida. Nüüd eraldi teema on muidugi see, et riskifaktorid, ehk siis vererõhuhaigus, erinevad südamehaigused, need kipuvad ka olema loomulikult pärilikud või geneetilised siis, et sealt kaudu võib ka see geenide mõju muidugi tulla, aga üldiselt me ikkagi insulti geneetiliseks haiguseks ei pea. Kui nüüd üle korrata, me enne just rääkisime sellest, et see õigeaegne reageerimine, õigeaegne ravi saamine on üli oluline. Et kui nüüd üle korrata veel, mis siis täpselt need ohumärgid või sellised häirekellad on, mille puhul ilmtingimata peaks kiirabi kutsuma? No nii nagu ma ütlesin, kui tekib tunnet, et käsi või jalg muutub nõrgaks, kukute, tüüpiline on see, et inimene kukub, tal läheb jalg nõrgaks, ta kukub. Või siis, kui on tegemist ühe keha pool, muutub äkki tuimaks, inimene ei taju seda enam, või kaob ära kõnevõime, eriti puudutab see muidugi ümbritsevad, kes saavad aru, kui inimene kõneleda ei saa, inimene vahest ise ei saa sellest isegi aru. Need on nüüd esimesed märgid, et peaks kutsuma kiirelt kiirabi. Ja nüüd, kui sellised sümptomid on ilmnenud ja need ise ära lähevad, kas see tähendab seda, et on tekkinud insult, mis on ise kuidagi paranenud, et kas siis sellisel juhul on ka tingimata oluline arsti juurde minna? Sellist olukorda nimetatakse mööduvaks verevarustushäireks ajus. Transitoorne isheemiline atakk on tema meditsiiniline termin.
Seda esineb ja mitte vähe, kus inimene siis minutite või isegi tunni jooksul kõik sümptomid mööduvad ja inimene on terve. See on tõsine hoiatus, et lähemate tundide või päevad jooksul võib insult nii-öelda tagasi tulla või saabuda selline olukord, kus juba see sümptomaatika mööda ei lähe. Ehk teiste sõnadega, ka selline haige vajab kiirelt haiglasse kas siis pöördumist või ka kiirabiga toomist, et alustada kohe võtteid, et see insult nii-öelda ei tekiks. Kas suur füüsiline koormus, näiteks võistlusspordi tegemine ka võib kaasa tuua insuldi? Üldiselt pigem mitte. Sellist olukorda, nagu me näeme siin südameinfarkti puhul, sellist olukorda otseselt ikka, insuldi puhul ei ole kirjeldatud. Tõepoolest, kuna ma ütlesin, et füüsilise koormuse korral võib vererõhk ja tavalise vererõhk tõusebki, võib tõusta küllalt suurtesse väärtusteni, siis tõesti inimestel, kellel on kalduvus või oht saada ajuverevalum, nende puhul see võib muidugi tekkida. Aga elu näitab, et otsest seost me insuldi tekkel ja füüsilisel koormusel ei ole näinud. Aitäh, meiega vestles doktor Andrus Kreis, kes on Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloog, ülemarst ja neuroloogiakeskuse juhataja ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.